okei okay,, no nii. nii, siis äh, kuidas sa tunned, oled rahulik, valmis? nii, säti siis oma need skänneri iseenda peale. nii, alguses siis üritame küsida, mis protokolli järgi me seda teeme. annad luba? annan. okei okay., nüüd siis mõtle, palveta, ma ei tea, mis sul seal süsteemid on, ühesõnaga keskendu selle peale, millega me hakkame tegelema, ma pean ka nagu veits nagu joonestuma ennast. joonestama, joonestuma või joonestama, et kuidas õiget on ütelda. Häälestuma vist öeldakse. Häälestama, okei okay.. Joonestama on see, noh, joonistad ja tõmbad jooni Noh, paberile. nii, olen valmis. nii, ja nüüd ma hakkan rääkima siis sinu alateadvusega. kas Kris on valmis? on mingeid takistusi? ei ole. nii, meil on fookuskurk. fookus on selge, selge, meil on vaja kõige tähtsamaid tasakaalutusi, mis mõjutavad seda kõige rohkem. selge. saame me valida mingit protokolli. nii, südamesein, süsteemid, süsteemid, aju-närvisüsteem, süda, hormonaalsüsteem, 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 ankurpunkt. seda tuleb teha teinekord, teeme lineaarse. nii, on meil mingeid tasakaalustusi, mis mõjutavad kurku? meil on tähtis saada kõige tähtsamad hierarhiast, millega me saame kõige kiiremini ära koristada sümptomid. nii, alustame. esimene sümptom on vasakul, paremal, esimene, teine, vasakul, esimene, teine, kolmas, vasakul, esimene, teine, teine, kolmas, kolmas, throat chakra. throat chakra tasakaalustus, on vaja midagi teada? on veel midagi sellega seotud? on.
vasakul, paremal, esimene, teine, vasakul, esimene, teine, kolmas, vasakul, esimene, teine, kolmas, neljas. Heart chakra, tasakaalustus. vaja midagi teada, ei ole, on veel midagi. vasakul, esimene, teine, security system, vasakul, esimene, teine, system, esimene, esimene, teine. juuksetega on kõik korras. ma ei nojah, tea, siis ei defineeri, saa aru ja siin tegelikult mis see tähendama peaks. korras. ei tea, ei oskagi öelda, mina leian endal ka, kas siis see tähendab seda, et võib-olla kuskil, no vaatame, oota, kohe, kohe paneme. see võib tähendada mida iganes, vaatame vanust, enne 10, enne 5, 5, 4, 4-aastaselt juba. no see võib tähendada mida iganes, kuna see, noh, see on üks süsteem, nahk, juuksed ja küüned ja midagi seal nagu on. kas see nüüd on peajuuksed või see on karvad, seda ei oska öelda, aga mingi nagu tasakaalustus seal on. ja 4-aastase vanusest mingi energia. see ei tähenda midagi veel selles mõttes, et see ei pruugi olla midagi tõsist. raske öelda. Sa oled praegust sellise soenguga, sa ise ajad seda või on sul see kuidagi läinud niimoodi? ise ajan, aga ma olen terve elu olnud kiilakas, välja arvatud mingi periood, aga mul siit jah ei kasva enam, siit on täitsa nagu juba paljas. aga kunas ta hakkas mitte kasvama? ma arvan, et see oli 2020ndate keskel, kui ma kasvatasin juuksed uuesti välja ja siis ma olin patsis nagu nii-öelda ahah. selle punu, mitte punu, vaid selle noh, patsiga kandsin patsi Mhm. mingi aeg ja siis avastasin, et ossa kurat, et kui pats lahti võtta, siis siin on nagu 3 karva 20 reas. okei, nagu Lukašenkol jah, ja siis mina mõtlesin, et kogu ma aeg ajasin vana. räägin kõiki neist, kes minu sõbrad on, kes hakkavad nagu kiilakaks minema ja siis panevad juuksed siia, tead, kammivad nagu ühele poole, mis on, jah, sul on ju Lukašenko soeng. okei, lähme edasi. on veel midagi? mul on peanahaga olnud muidu kunagi ekseem väiksena ka, seda ma tean, kui noh, mingi, no ma ei näed, tea, alla 10-aastane. näed, see võib-olla ongi seesama, see ongi seesama, jah, ongi seesama. on veel midagi? vasakul, esimene, teine, vasakul, esimene, teine, vasakul, esimene, teine, esimene, teine. no jälle selle äh, õie tasakaalustus. 4, 5, 6, 7, 8, 8-aastased. veel midagi. vasakul, esimene, teine, vasakul, esimene, teine, vasakul, esimene, teine, vasakul, esimene, uretra. oota, mis see uretra oli? uretra meil oli kusejuha. näed, 4-aastaselt ka. veel midagi? vasakul, esimene, teine, vasakul, esimene, vasakul, esimene, teine. meil oli see sama eelmine kord ka. oota, kuidas ta seal eesti keeles mul kõlas? Mental reverberation on siin. Disconnection. FKK. FKK. nii, selgitame välja, mis see on.
mingi ligament, see on mingi kõõlus või? Oota, mis see on? Sidemed, sidemed, side pigem. aga kus see side on meil? Jalgades, parem, vasak jalg, põlved, üleval, puusas, vasakul on mingi noh, selline nagu diskomforti tunne. vasakul vasakul puudas. puusas, ei tea, et oleks. okei okay. Näed, kusejuha ja vasaku puusas side. vot sellised vahest on meil variandid, mis on absoluutselt tavainimesele uus siin nagu, nii on veel midagi. oi, nüüd ma panin kuskile selle valesti. Mis ma siin nüüd, oota. Äkki seda tagasi võtta, seda tegevust. Siis ma pean, näed, nüüd ma pean seda uuesti tegema. nii, mis meil oli FKK, see oli, jälle sa muld ka üritab korrigeerida vasaku puusa side. sidekude või? on see õige või, sidekude? äkki on jah? okei kui ta on fassia. ei, see ei ole fassia, fassia on eraldi. Siis ta ei ole sidekude, siis ta on lihtsalt sidemed või Side, side side, okei või sidemed jah, side. nii, 4-aastased, veel midagi. vasakul, paremal, esimene, teine, vasakul, esimene, teine, kolmas, vasakul, esimene, crown chakra. nii, nüüd siin on midagi meil valesti. okei. 8-aastaselt. jah, imelik. mis siis justada? Broadcasting message. oli meil seda või ei olnud või? ei olnud vist veel või? ei, vett jood? üsna vähe. joo. seda on nagu energeetiliseks tööks vaja. nii, broadcasting message meil on edastus. mis see oli meil, mental, NSS, NNSS. nüüd me vaatame, mis meil see on. see 4. Hurt me, ignore me, kill me, leave me alone. nii,
mis on edastussõnum? see tähendab seda, et kui paljud programmid töötavad inimese iseenda sees, siis see on selline raadiojaam, mis laseb signaali väljapoole. Alateadus laseb selle signaali väljapoole, teised alateaduslikud loevad seda ja suhtuvad sinusse siis vastavalt. ja see programm on Leave me alone, jäta mind rahule. sa ise ei tea, no näiteks oleks sul programm Mina olen loll ja sul on 10 haridust, sa töötad kuskil firmas mingi mänedžerina, sa oskad kõike, tead kõike ja kõik suhtuvad sinusse kuidagi imelikult, sellepärast et no sina ei saa aru, milles küsimus on, eks ju, aga tegelikult alateadlikult sa saadad seda signaali välja nendele ja nemad loevad selle ja vastavalt siis sellele suhtuvad sinusse. mul on tihti olnud näiteks karju minu peale. noh, et tähendab, ma isegi provotseerin nagu inimest karjumast minu peale. mõistad? see on see programm, mis sa saadad välja. on midagi äh, tuttavat ei ole. ma ei tea, otseselt ei ole, seal lihtsalt läheb kokku natuke sellega, mis siin vanemas eas täna ja mõned aastad veel juba toimunud on, et ma muutun iga aastaga rohkem eraklikuks, ma ei taha kuskil käia ja ma ei taha inimestega suhelda. okei, et vaatame vanuse. 2-aastaselt. ja tuleta meelde, sul eelmine kord oli hästi palju igast asju seal mm. näed, siin. kõik need välditud emotsioonid, viha, ülekoormatus, igatsus, ebaväärikus, põlgus, kõik see, mis oli meil eelmine kord varjatud, see on kuidagi sellega seotud. -hmm. nii, veel midagi. veel. Will to, kalduvus teha midagi. Neljas. Be danger, be a danger, be in danger, hea, huvitav, be in danger. sul on kalduvus olla in danger. kuidas seda no nagu oota, ohtlikus mõtleme. olukorras või? no selles mõttes, et oota, ma mõtlen natuke. sul on selline, ja tundub, et see on nagu võib-olla isegi rahaga seotud selles mõttes, et sa nagu, sul on kalduvus, no be in danger, see tähendab seda, et sa nagu kardad jääda ilma rahata, sa nagu tunned seda ohtu, be in danger, sa tunned seda ohtu, et sa, järsku sul ei ole raha, ütleme niimoodi. midagi jah, selle taolist. see on aktiivselt, ma arvan, no ma pakun, et sihuke 8 aastat teadlikult, ma tean, et see on üleval taustal kogu aeg, igapäevaselt. nojah, me sest tegelikult rääkisime sellega ja lihtsalt jah. huvitav, et vaata, kuna me teeme body code'i, see ei ole veel uskumuste kood, uskumuste seisukoha pealt kindlasti seal oleks nagu igasugust teisi häälest, noh, ma ütlen sõnastatud programme, eks ju. Mhm. aga see, see nüüd programm, ütleme, või programmike või ma isegi ei tea, mis välja mõelda, kui seal on programmid, siis see on väike programmike või ma ei tea, kuidas seda nagu väljendada, kuna sõnad on sõnad. see on see algne. nüüd vaatame, mis vanuses me selle saime. 8-aastaselt. mis meil siin oli veel 8-aastaselt? põe tasakaalutus, crown chakra tasakaalutus. midagi tuleb 8-aastaselt meelde. ei tule. kuule, meil oli siis midagi 8-aastaselt siin ka, vaatame. ei, siin vist midagi 8-aastaselt ei no olnud. seal oli lõpus oli see, sul on vist äkki see kirjas ka võib-olla isegi veel allapoole. äkki seesama, et mul pole kedagi või, et see oli see, kus mind jäeti koju, vaata üksinda ma nutsin nii-öelda vanemate ees, nad tulid uuesti koju jah, ja
see aga ma ei tea, pigem miks on see ja on. see on nagu mina olen üksinda või ma olen, noh jah, mõte on sama. võib-olla jah, tundub, et ongi nii jah. okei, on veel midagi? veel? Be sick, see clover, see clover, seek recognition, jaa. sul on kalduvus recognition from outside. nojah, see tegelikult, see on sama, mis ma sulle rääkisin. jah, et sul enesepiisavusega on vaja uskumustega, ma arvan, korralikult seal tegeleda. niimoodi tuleks teha, vaata. ärka üles vastu tatti no sa võid teha sedasama, mida mina teen. proovi, aga see oleneb muidugi sinu selle intention'i tugevusest. ärkad ülesse ja ütled, täna minuga mitte midagi ei juhtu ja teed 3 korda niimoodi. tegelikult see on trikk, on see tegemine, aga kuna elu koosneb sümbolitest, siis see muutub sümboliks, kus sa nagu tugevdad oma intenti. tegelikult tugev inimene saab lihtsalt mõelda selle peale ja see läheb täide, ütleme. no kas ta nüüd läheb täide, see on hoopis selline esoteeriline lugu, pikk, ega ta niimoodi lihtsalt nagu kõik dispensal ja see transferis minu arusaamisest ei toimi, sellepärast et vaata, on olemas hierarhia seadus universumis ja see tähendab seda, sa tead, mis on egregor või? sa tead, et selle transfering'is see ongi egregor. no see Transurfing ise ütleb, et ta ise ei ole egregor. aga mulle tundub ka, et sellest tähendab, ütleme niimoodi, et Vadim ütleb, et Transurfing ise ei ole, aga sellest võib saada, kui inimene teeb sellest egregori. muidugi, muidugi, ei, aga ongi, sina hakkad uskuma, sa annad sellele kohe jõudu ja kui teil on üle 5 inimese, no tegelikult mitte aga noh, nii või naa, ja Gregor on tegelikult igal pool, iga sammu peal. ta võib puruneda, ta võib, ei, aga ma tahtsin öelda, et Vadimil on see teooria maetnik, mis on maetnik, no mis käib niimoodi. Pendel. Pendel ongi tema klassifikatsioonis, pendel ongi Gregor sisuliselt ja, ja, ja mida see tähendab, et neid egregorid on igasuguseid. on sinu saate egregor, on sinu perekonna egregor, sinu perekonna, siis sinu suguvõsa egregor ja siis on Eesti egregor ja sa kõikides nendes oled üheaegselt mingil määral sees, eks ju. aga siis on egregor, ütleme raha egregor, siis on kapitalismi, siis on kommunismi, siis on veel mingi vägistajad, joodikud, narkomaanid bla, blablabla, nii. ja mida kõrgemal see egregor on, seda suuremat mõju ta mõjutab, see tähendab seda, et kui sina siin sätid mingi intention'i, et nüüd näiteks ma tahan teenida 1 miljoni, oletame, siis see egregor siin ütleb, ei, kuule, come on, ei saa. ja see mitte midagi ei tule sul siin välja, saad aru, see egregor on tunduvalt tugevam. aga kui sa astud sellesse egregorisse, miljonäride egregorisse, väga tahad sattuda sinna, no siis ta annab sulle jõudu ja siis sinu intention muutub, aga kui sa näiteks ütled, mina tahan teenida 1 miljoni Eestis, siis tuleb välja mingi Eesti egregor, mis ütleb, kuule, aga Eestis ei ole võimalik niimoodi teenida. noh, ma muidugi natuke absurdselt räägin, aga ma tahan lihtsalt, et saaks aru, ja ma saan aru, jah. et universumis on hierarhia ja mida kõrgemal hierarhias on egregor, seda tugevam on tal mõju ja mida allapool oled sina, see tähendab seda, et sa ei saa seda valida ja selle näiteks selle, nagu Dispenza räägib, et sul üheaegselt on kogu aeg kõik võimalused valida, see on õigus ja sa võid neid valida, aga küsimus on selles, et kas nad on kooskõlastuses selle mingi egregoriga seal ülevalpool. Nad on ja sa saad seda, mida sa tahad, aga kui see egregor on tugevam, siis sa ei saa seda. ja tuleb sellest lihtsalt aru saada, eks ju, et kõik selle tuleviku programmeerimisega on täpselt niimoodi,
võib-olla noh, sul ei ole seda takistust ja sellepärast need üksikud inimesed, kes läbi transferi kui läbi dispensa kuidagi saavutavad midagi, aga see, aga võib-olla 99,9% inimesi ei saavuta, seepärast et siin seisab mingi egregor ees. aga Mhm. no jälle me läheme kuskile mujale esoteerikasse, okei okay,, liigume edasi. nii, jah, see on 8-aastaselt. oota, ei ole, oota, 9-aastaselt. vaata, kui palju. Siis on tsükkel, negatiivne. no vot niimoodi on meil, näeb välja see praegust. sul on selline tagasisideahel siin. Leave me alone, be in danger, seek recognition from the outside. no siin be in danger, said aru, see on rahaga seotud, eks ju, ma ei hakka siin seda muutma, aga sa vähemalt, me rääkisime selle läbi, et sa seda konteksti nagu õigelt aru saad. nii, on veel midagi? Physical shock. ei kuula see arvuti mind. 14-aastaselt tuleb midagi ette, mingi emotsionaalne šokk 14-aastaselt. ei, nagu ei tule eriti. okei, liigume edasi. ma ei tea, mingid luumurrud lähevad sinna alla, ei lähe või? jaa, muidugi. ma olen vasakut kätt murdnud käsipalli ajal päris palju ja vanemas eas ka murdsin kämblaluud pooleks 3 tükki korraga. okei, tundub, et see on see, jah. no jääb meelde või panen kirja? jääb meelde, ma panen endale kirja ka. jälle pärandatud südameseina emotsioonid on meil järgmised. hakkame selle nagu selle, kuidas see nüüd on? kogu aeg ma unustan seda. Side vist või? ei, ma kogu aeg unustan seda sõna eesti, see aru, selle aru nagu lõpp hakkab tulema. no ma mõtlen selle aru, mis algas siit number 1, eks ju, number jah, 1 jah. punkt 1, vot see aru hakkab lõppema, tavaliselt kui need emotsioonid on kogu aeg seal all, nagu ma rääkisin, et emotsioonid on kogu aeg meil selline basic, väiksed ehitustelliskivid, millest siis hakkab sinu see tasakaalustus suurem nagu välja kasvama kunagi ja uskumused muide ka. nii, no sellest me võime rääkima saades, kuidas üldse uskumused Mhm, tekivad. nii, mhm. ülekoormatus. isalt, vanaisalt. koristame. koristame pärandatud südameseina emotsiooni ülekoormatus. hakkas jah, aegutamine. selge.
on veel midagi pärandatud. põlgus. see on nii jabur, et nii kui hakkad tegelema koristamisega, hakkad kohe haigutama. jabur. täitsa jabur jälle sama isalt. no see tähendab seda, et vaata, ennem me ainult otsisime, eks ju, me ei koristanud mitte midagi. nüüd me hakkame koristama ja sellepärast hakkab energia nagu liikuma. mõnel inimesel tegelikult, kui isegi üles leiad, nähtavasti vaata, kuidas see on, ta on kuskil peidus seal sul. ja siis, kui mina selle leian ja toon ülesse, siis vahest on inimene, et sa ei ole ära koristanud, inimene ütleb, oi, mul hakkas seal kuskil kannus midagi, tunnen mingit valu põlves või veel kuskil, et ta nagu toob selle sügavama peidetud nagu probleemi välja nagu. koristame põlgu. korras. viha. jälle isalt. koristame. korras. emalt. koristame põlgus. viha, tagasiside ahel. koristame viha, põlgus, viha. igatsus. koormatus emalt. koristasime, koristasime. teised emotsioonid. no näed, juba asi läheb huvitavamaks. viljastuseelne.
ebaväärikas. koristame viljastuseelne südame emotsiooni ebaväärikas. korras. veel midagi. viha. koristame viha. viga. no näed, muster. koristame igatsust. nii, nüüd on emotsioonidega kõik. kas me saame koristada neid energiaid ja füüsiline emotsioon on midagi, mis segab, ei ole. füüsiline emotsionaalne šokk 14-aastaselt koristame ära. korras, korras. negatiivne edastussõnum, leave me alone. korras, korras. We want to seek recognition from the outside. koristame, koristame, segab, ei. koristatud. You to be in danger. koristame. tagasiside ahel, leave me alone. Be in danger, seek recognition. korras. Crown chakra tasakaalustus. korras. füüsiline kommunikatsioon, vasakupuusa side ja pusajuha. tasakaalutus. korras. südametšakra. kurgutšakra. korras. veel midagi. ja
no näed, post-hypnotic suggestion, on meil seda olnud, ei ole? vist ei ei ole. ole vist. jah, no see on selline negatiivne offensive energy, ASS. I m not okay. noh, praegust on see nagu sinu poolt formuleering, aga üldiselt selle mõte, et sina ei ole okei, pani keegi sulle pähe. ja posthüpnoosiline soovitus, see on inimese poolt. keegi ütles sulle midagi, kohe vaatame, mis vanuses. 9-aastaselt, naine, naissoost tähendab, ütleme niimoodi. aga kuidas korrektne on kirjutada naissoost või lihtsalt kirjutada naine? Naine võib kirjutada ka, jah. okei okay., see ei ole perekonnast, see on keegi mujalt väljaspoolt. Äh, ega sa juhuslikult ei ole arsti juures käinud 9-aastaselt, järsku arst on sulle midagi öelnud? ei, niimoodi ei mäleta küll. kindlasti käisin väiksena, aga niimoodi ei mäleta konkreetset olukorda. no mul on selline tunne, et see on seotud kuidagi arstiga, aga no antud juhul ei ole see tähtis, me ei pea seda tahte siin hakkama nagu selgitama. on veel midagi, mis takistab meil? no ujutsu. Change, transform, move forward. No will to move forward. tuttav? jah, see tuli eelmises korras ka välja, see no, mul eelmine kord no will to succeed oli. no see on kõik ümberringi. vaatame. 2-aastased. vaata, kui tugevalt on sul mõjutatud 2-aastaselt, midagi sul seal oli. on nii tore. ei no mis tore on, mis on. kõik, mis juhtus, pidi juhtuma, lihtsalt on ja on. nüüd me leidsime, koristame ära, no tähendab, töötleme, kui kiiresti me selle ära koristame, seda näitab aeg, aga vähemalt saime midagi kätte. Will to. jälle see be in danger, meil just oli see. näed, jälle korduvalt tuleb välja. see näitab seda, et näed, oota, ma kohe seletan selle sulle ära. kuidas see võib välja näha. siin tuleb aru saada, et need emotsioonid, mis tekkisid, need ma koristan nagu täielikult ära, kõik, neid rohkem ei ole. ülejäänud kõik energiat tugevalt puudutavad seda, kas on seal veel taga midagi, näiteks selles tahtsin selle nimetusi jälle, arus, selles arus, kuna me töötasime mitte selle probleemiga, aga throat chakraga, siis selles arus me töötlesime teda, nii, ta lasi lahti
ja mõne hetke pärast tuli välja, et tegelikult seal on midagi rohkemat ja näed, sellepärast ta tuli sul jälle siin välja, see tähendab seda, et me ei koristanud seda, võib-olla isegi praegust ei korista ära, võib-olla koristame, võib-olla mitte. ma mõtlen selles teises arus, eks ju. aga see võib olla hakata välja tulema ja võib-olla isegi sellega on seotud uskumus, aga seda võib küsida, oota, ma võin kohe küsida. ei, siin nagu uskumus ja eraldi uskumused on, uskumussüsteemi ei ole. see tähendab seda, et no sellega, noh, siin on kaks varianti. et kas ta nüüd pidevalt tuleb meil mingi ajavahemikult, kui me edasi teeme, tuleb ta välja, me koristame, kuna me kogu aeg koristame mingeid emotsioone, siis situatsioon läheb paremaks, 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 kui kaua ta võib kesta, me ei tea. kui me otseselt lähme selle peale ja hakkama koristama, see on ka teoreetiline võimalus, et me võtame lihtsalt selle nagu intendiks, selleks fookuseks võtame see, et will to be in danger, ma ei tea, kui tähtis see nagu tegelikult praegust üldises sinu nagu keha balansis on, see võib-olla ei olegi nii väga tähtis, seepärast et ma rääkisin, et probleeme võib olla nii palju ja sa jäädki terve selle elu ja kõik järgmised elud neid lahendama. meil on ikkagi tähtis koristada see kõige tähtsam asi ära, võtta selle card of house'i alt nagu tähtsad kaardid või leida see dominoonupp, mis siis lükkab teised nupud alla, aga mitte hakata kõiki probleeme lahendama, see on nagu piiramatu töö, ütleme niimoodi, et see on. okei, lähme edasi. jälle respiratoori, jälle bronhiooli. see sul oli eelmine kord vist ka, ei, sul oli vist kurk või oli bronhioolid ka? Bronhid olid mõlemad mitu korda isegi vist. Nad ongi bronhioolid eesti keeles ka tuleb välja, okei okay.. ei taha, et näed, sul on toksiin, see on seesama meie jutt sinu suhkru aga vaata, mis, oota, kohe vaatame toksiini. Stevia, maple syrup, honey, mesi. ja viimasel ajal olen tarbinud nii mett kui ka seda maple sirupit. tegin ühte kooki. ei no see on kuskil energia, see on füüsilises vormis. ongi jah, 34-aastaselt jah. ehk siis alles hiljuti või? jah, jälle huvitav. panin jälle 30, 34. Ma tahan, ja pidin vanemaks saama. see on kurguga seotud veel kuidagi. okei okay. Hmm. L3, oota, meil oli või mis see laimend meil ei olnud või? Äh, kas see oli ei, mul, seda ei ole olnud. oota, kuidas mul see nihkumine oli? nihkumine, kuidas? see on mingi mittejoonduvus või ja tasakaalutus no, või? no nihkumine, ütleme.
nimelüli NNLL, L5. oi, L3 oli vist, oota. L3. L5, see on see, mis on puusakondi vastu. L4 on järgmine üles, L3 on siis see. on sul nagu siin vöökandis nagu mingeid ebameeldivaid nagu olnud? Ei tea, et vasakul pool oleks, aga paremal pool on küll niimoodi, et näiteks kui ma autoga sõidan hästi kaua, tund pluss istun autoga, siis mul hakkab parem puus tervest jalast alates valutama kuni pedaalini välja. no see on seotud, vaata, mis meil on. Seksorgan, uretrius, mäletad, meil oli, bladder, Mhm. mäletad, meil oli, knii, jah, prostaat, large intense. muideks sa ütlesid, sul on seedimisega midagi, eks ju. jah, võib-olla. jämesool. ja kõik see innervatsioon käib läbi selle, no saad aru, närvid lähevad sealt läbi. ja Mhm. kui see on nihkunud, siis ta kuidagi on sellega sul seotud. Verstein? Mhm. oota, mis ta nüüd jälle siin mul. 8-aastaselt on juba see energia sul olemas. no mingi nagu tasakaalutus. näed, L2 ka. no nii, hakkame lõpupoole jõudma. jälle hardball, jälle pärandatud. huvitav. tegelikult ei ole huvitav. vihkamine. küll ikka on antud seda viha ja vihkamist. päris, päris huvitav. no tegelikult meil on, vabandust, me lindistame sitaks seda kõikidel igalt poolt, lihtsalt siin on küsimus selles, et vaata, tuleb välja, siis hakkad seda tähele panema, aga tegelikult ei teagi, tead, kui teed juba nagu mina olen siin teinud, no väga palju sessioone iseenda peal. alles siis sa hakkad mustrit nägema, seepärast et kui sa tegeled mingi teatud probleemiga, ta annab sulle need emotsioonid, mis on ümber selle probleemi. aga kui sa juba neid probleeme teed hästi palju igasugu, siis sa kogu aeg, mul on kogu aeg uhkus, alandus, depressioon, väärtusetus, viha. ja kogu aeg tuleb ja tuleb ja tuleb, no ma endistest eludest need kõik viljastuseelsed, et no siin võib kas regressiooni minna või kuidagi seda selgitada, aga no kuidagi see kõik on nagu seotud ja kujuta nüüd ette, me just siin, no okei, lähme, hakkame siis seda arutama juba hiljem, nii, kuristame pärandatud emotsiooni vihkamine. igatsus jälle. koristamine, igatsus. koristame isa, koristame praegu.
korras, parandatud, viha, koristada, viha, ebaloolis viha, mis on väga loogiline. veel, depressioon, koristame depressiooni, viha jälle, uus juba, emalt, korras, korras, veel midagi parandatud, armukadedus, kõik, saame koristada L2, okei okay. Nüüd me anname signaali, me ei korista seda nimelüli, me anname talle signaali, et ta nüüd läheb sinna, kus ta peab olema. aga kas ta nüüd läheb, kas neid piisas, neid emotsioone, kas me nagu vabastasime selle tee täielikult, seda ei tea, aga noh, antud juhul me seda teeme. L3. töötleme nüüd toksiini, me ei saa seda ära koristada, me saame seda ainult nõrgemaks teha. immuunsüsteem võib-olla näeb teda paremini, me nagu võtame talt jõudu ära, ütleme niimoodi, täielikult koristada seda ei saa, seda peab juba tegema ise nagu immuunsüsteem. bronhid vasakul.
Be in danger. No will to move forward. I m not okay. No nüüd on sellega tänaseks kõik. No, vaatame. Kuidas ma seda nimetasin seal? Okei, paneme töötlemise ajaks. Seitse päeva. No nii. Pilt on siis selline meil. Nii, mida siin saab, mis on kohe näha ja mis on väga loogiline, on, aga kuidas sa ennast tunned üldse praegust, mis on midagi muutunud, ei ole? ei tunne otseselt midagi. Okei. Nii, mida võib öelda, vaatasin väljastuseelsed ja paneme selle siis siia kõrvale. Kohe eelmise. Nii. Võib-olla paar sõna ütlen sulle, mis nagu meid õpetatud ei ole, aga loogika näitab mulle, no meil ei ole nagu õpetatud nende vergude vahel, emotsioonide vergude vahel mingit nagu analüütikat tugevat teha, aga ilmselge on pilt praegust selline. Kui keegi küsiks ja ma olen tihti küsinud, et miks just see verg ja miks siin on need emotsioonid ja need read kuidagi omavahel, no read selge, read on seotud nagu kehasüsteemidega, okei. Aga miks verg A ja miks B? Meid seda ei õpetatud, aga praegust tundub, et asi on selline, vaata. Verg A on sinu mingi äh, vektor väljaspoole, näiteks viha. Depressioon on viha iseenda sisse. siis tuleb välja, et verg A on selline välismaailmaga kommunikatsioon. Verg B tundub, et on sisemaailmaga. Ja kui sa vaatad, näed, vihadepressioon, alandus, uhkus, et sind alandatakse, eks ju, ja sul tekib uhkus. Mina olen eriline, sellepärast et uhkusi võib vaadata, no vaata selles Tolteikide õpetuses ongi see on self-importance. See on üks põhiline asi, millega peab inimene oma elus tegelema, see on see self-importance ja sellel on kaks poolust, seda kaks nagu, nojah, poolust. Üks poolus on, et sa oled selline ennast täis ja teine, et sa oled ohver. Aga kui sa oled ohver, see on täpselt samasugune uskus lihtsalt teise miinusega, mille pärast, seepärast et sa mõtled, et kõik maailm on ümber sinu. sa oled jälle enda jaoks nii tähtis ja sa mõtled, oi, kõik mind alandavad, ma olen ohver, ma ei ole süüdi, see on samasugune uhkus, aga teise märgiga. ja seda õpetab nagu Tolteikite see tarkus, eks ju. ja siin on kohe seda näha, no seda mul nagu selles kursuses õpetatud, see on juba mingid teised minu teadmised, eks ju, aga siin see kõik niimoodi ongi, et näed, viha, depressioon, kibestumus, frustratsioon, sa kibestused ja sul tekib selline nürdimus, ütleme, ja nii edasi, vihkamine, paanika. no siin võib-olla igal pool seda loogikat ei näe, nähtavasti see tabel oli niimoodi pandud, sellepärast et ma olen kindel, et see Bradley Nelson tegi selle tabeli kuidagi täpselt samat moodi kanalduste järgi, kuna ta on mormoon. ta võib-olla ei vaata maailma nii, kuidas mina seda vaatan, aga see, et ta kanaldab ja ta on siiras inimene ja ta on saanud kõik selle info kuskilt sealt, no see on ilmselge. ja mulle igal juhul, eks ju, sellepärast, et sellist infot nagu inimene, noh, muidugi tal on kogemus, muidugi tal on 40-aastane kogunes ja ta siis pani selle kogemuse nagu kõik kokku, aga ilma ilma nagu jõuta sealtpoolt, seda ei oleks nagu võimalik teha, nii et tema seda ei seleta, võib-olla ta ei taha nagu see õppimiskursus seda ei seletata, aga
ilmselge on mulle praegu, mis tähendab ilmselge, ma kaldun, et see on täpselt nii, eks ju, et kuidagi see on seotud omavahel. nii, seda ma tahtsin lihtsalt mainida sulle nagu, et kui sa mõtiskled selle peale, siis kuskil, oota, lubad, ma käin vetsus ära. mul tuli pissihäda. tagasi. nii, kui me nüüd vaatame neid protokolle, mida ma tahan sulle näidata, võib-olla sa juba ise aimad seda, no vaata, meil on enamuses emotsioonimuster juba näha, eks ju, kahe sessiooniga nad on kuskil kogu aeg tiirlevad ümber ja sama nagu nende nimede, noh, nende emotsioonide ümber. nii, kui me oleks vaadanud seda eelmine kord, mida me näeme? me näeme, et meil on pärandatud emotsioon, mille sa oled saanud vanematelt siis, kui viljastus oli. nii, looteaegne, see on ka emotsioon, mida sa sisuliselt selles teadlikus elus veel nagu ise kogenud ei ole, aga juba ta on sinu sees ja pigem sa oled kogenud seda või blokeerinud, mitte kogenud, aga blokeerinud selle emotsiooni enda sees juba sellepärast, et analoogiline emotsioon oli sinu poolt pärandatud. aga kui sa lähed nüüd täna veel rohkem ettepoole, mis on nagu viljastuseelne emotsioon, siis sa näed, et juba nad olid siin. mida see tähendab? see tähendab seda, et tegelikult noh, üks asi on, et me elame neid emotsioone ise elus, ma isegi ei anna endale aru, mille pärast me läbi elame. me tegelikult elame seda juba sellepärast, et esiteks, see on juba viljastuseelne, et meie sees juba olemas. nagu, nagu tead, nagu pomm, nagu miin salajane, mis istub sinu sees. juba. nii. siis sa oled saanud see veel vanematelt. ja siis sa oled kogenud seda veel siis, kui nagu ema kõhus olid, nii. kõik need kolm jooksevad kokku ja nad on väga sarnased ja sellepärast sa neid tegelikult kogesid juba loote ajal, sellepärast et sul oli juba viljastuseelne ja sul oli juba pärandatud, noh, analoogiline, sama vibratsioon, see ei ole sama emotsioon. me rääkisime, et iga emotsioon on unikaalne, aga see on vibratsioon, selline üldine vibratsioon. ja sisuliselt nüüd sa võid vaadata, et kas see nagu on sulle tuttav sinu elus, seepärast et pigem selge see, et sa oled need pärandanud, eks ju, aga nad on sinu sees olemas ja see tähendab seda, et sa oma tavaelus, sinu enda emotsioonid on veits tugevamad ja nendel on kalduvus blokeeruda, kuna need kõik juba ütleme, sinu teadliku elu eelnevad emotsioonid juba olid sinu sees. kuidas see sulle tundub? jah, ei, arusaadav, lihtsalt tekib jah see küsimus nende
viljastusest emotsioonide kohta, et kust nad siis nagu tulevad, et kas see on siis nagu mingi kosmiline taustkood, mida ma endaga juba kaasa võtan või kust see nagu siis sisse sõidab no mulle? vaata, siin me juba lähme sellest tähendab, kui ma nüüd oleks rääkinud tavainimestega, kes ei usu karmat, siis ma ütlen, et ärge süvenege. õpetaja ütles mulle, mina olen siin lihtsalt Igor, mina olen uurija, ma töötan siin, ma ei tea, mina leian seda, mis teis on, ma ei hakka teile midagi seletama. see on viljastuseelne, oletage, et on mingi emotsioon, mis oli viljastuseelne, kõik, sellega jutt lõpeks. see on see tegelikult eetiline küsimus, mida meil õpetatakse, et ära roni kuskile. sellepärast, et meie õpetasime selles õpetuses, selles Discover Healing õpetuses täpselt seda, mida ma praegust sulle sõnastasin, eks ju. kui me nüüd läheme minu teiste kogemuste, minu teiste teadmiste juurde, mis on juba rohkem esoteerilised, siis see on sama endine elu. tegelikult mul olid endal sellised, ütleme, insight'id, et tegelikult see endise elu karmilised, no sa tead, mis on karma on sinu põhjuste ja tagajärgide seadus. seda kõike, mida sa oled endistes eludes nagu teinud, see kordub selles elus. no ta ei kordu otseselt. no kui sa oled kedagi tapnud, siis selles elus võib-olla tapetakse sind või sa teed midagi väga vastikut, sa otseselt ei tapa, aga sa võib-olla tapad moraalselt inimese, ta ei pruugi nagu täpselt korduda, aga muster on enam-vähem selline. ja see, mille pärast me kõik teadlikkusega tegeleme, sellepärast et selle jaoks seda teadlikkust ongi vaja, mitte selle jaoks, et rääkida, oi, ma tegelen teaduslikkusega, oi, ma mediteerin, ma hingan. kõik see on riistad, see on riistad selle jaoks, et tagastada oma mälu, seesamad flashbackid, mis sul siin enda. kui sa tagastad oma mälu ja hakkad eristama, sellepärast et eristamine on ka nagu kõik siin selles elus pluss ja miinus. eristada ei tohi, seepärast et me kõik oleme ühes. laud, tolm, bakter, mina, loomad, õhk, puud, kivid, kõik me oleme ühine. kui me vaatame seda nagu universumi seisukoha pealt. me kõik oleme loodud nagu looja poolt, nii. seda ei tohi eristada, aga kuna inimene saab kõigest aru läbi duaalsuse, siis seepärast, et kui sul ei ole millegagi võrrelda, siis sa ei saagi seda kirjeldada, eks ju. sul on vaja millegagi võrrelda ja sa hakkad seda võrdlema. ja see on see eristus selle jaoks, et see on nagu ütleme trikk selline, et ma pean ennem eristama, et saada sellele asjale siin materiaalses maailmas mingi seletuse, sellepärast et muidu seda seletada ei ole võimalik, kui ma ei võrdle sellega millegiga, et tähendab, et kui sa ütled, kuidas sa ütled, mul on hea olla. kui sul on hea, tähendab, sa tead, kuidas on halb. ja kui sa ei tea, kuidas on halb, kuidas sa saad öelda, et see on hea? see on nagu selline, mõistad, mida ma räägin, jah? nii, ja ma läksin juba liiga kaugele, nii. mida ma tahtsin öelda, et kui sa usud seda endist elu, siis see on sama emotsioon sellest teisest elust, mis on sulle antud kaasa, mis on sul igavene unik sinu sees ja nad aktiveeruvad ja töötavad siis, kui sa teed mingi vale valiku, nad kuidagi mingil määral suunavad sind kuskile, aga nad ei määra mitte midagi, sellepärast et sinu intention ja sinu tahtejõud on see, mis võib seda muuta ja seda me tegelikult, seda teadlikkust meil ongi vaja selle jaoks, et me tuletame meelde, saame aru, näed, siin, ma ei tea, 21-aastaselt ma olin vahekorras naistega. naine arvestas minu peale, mina tegelikult tahtsin ainult seksida ja läksin ära. kõik. ja ma saan sellest aru, et see oli minu poolt tehtud sigadus. nähtavasti ta oli tehtud sellepärast, et miski minus oli. ja kui ma näiteks ei oleks niimoodi temaga käitunud, siis minu elu või reaktsioon oleks ainult seda teed. aga ma tegin seda ja läks nüüd natuke seda teed, aga mis tehtud, see tehtud. täna ma olen siin, täna ma olen sellest aru saanud ja Tolteekidel on see recapping on selle protseduuri nimetus, see on nagu ümbervaatamine, oma elu ümbervaatamine. ma lihtsalt hakkan samm-sammu pealt üle vaatama tervet oma elu, igat inimest, kauplus, kõik, mis mul meelde tuleb. selle saatsin perse, see saatis mind perse. nii ema, isa, vanaema, ülemus tööl, tänaval sõbrad, keegi solvas, keegi mind peksis, kedagi peksin mina ja sa hakkad seda kõike läbi vaatama, nagu regressiooni tegema tagasi ja endale teadvustama, nii,
see oli nii, mina rohkem siia oma energiat ei anna, kõik, olin süüdi, palun vabandust, põlve peal ei seisa, ma saan siiralt aru, et see oli minu aps. ma sain sellest aru, ma lasen selle lahti, ma võtan selle energeetilise niidi, selle traadi enda juurde tagasi, kuna seda jõudu, seda vägi on mulle vaja. ja ma võtan selle tagasi ja niimoodi sa hakkad seda ümber vaatama ja selle jaoks on sul vaja jõudu. jõud on ühe mündi kaks poolt, praegust ma hakkasin sulle tegelikult ju tolteekide seda filosoofiat või õpetust nagu rääkima. jõud, vägi ja teadlikkus on ühe mündi kaks poolt. mul on vaja teadlikkust selle jaoks, et saada vägi, vägi tolteekide keeles, kui me räägime populaarses keeles, siis see on energia. mul on vaja energiat, aga mul on selline ahel, ma ei ole, mul on vaja teadlikkust tõsta, aga mul ei ole energiat. kuidas ma saan teadlikkust tõsta, kui mul ei ole energiat? aga kust ma võtan energia, kui mu teadlikkus ei tõuse, kuna see on kaks ühe ja sama mündi poolt, siis tekib selline ahel, ma seisan nagu koha peal. et ma saaks sellest ahelast välja, siis ma pean hakkama midagi tegema, ma hakkan ümber vaatama, esimene asi, mida ma teen, ma ei hakka rohkem raiskama energiat selle peale, mille ma peale seda laristan täna. laristan täna, see tähendab iga jura tegelemisega. mingi sotsiaalmeedia, televisioon, uudised, klatšimine, kellegi arutamine, kõik sa raiskad selle peale oma energiat, aga sul on vaja seda energiat, et tõsta oma teadlikkust. nii, tõstad teadlikkust, tekib rohkem vägi, tekib rohkem vägi, tekib rohkem teadlikkust ja niimoodi hakkab ta spiraalis, nagu kõik see maailm on spiraalis, see spiraal hakkab ülesse minema. nii, ja nii sul rohkem jõudu, rohkem teadlikult, rohkem vägi, rohkem teadlikult ja niimoodi ta läheb ülesse, ülesse. ja mida rohkem sa seda teed, ja mida rohkem sa, see on siis üks, et sa ei raiska seda energiat, aga siis sa tahad, siis sul on vaja see vana energia veel tagasi saada. aga vana energia on need kõik need endised situatsioonid, mis sul elus olid. kõik need sinu, no mis ma rääkisin, ema, isa, sõbrad, ükskõik mis iganes. ja sul on kaks teed, kuidas tõsta oma energeetilist taset. mitte raisata seda täna, mida ma olen kirjutanud siin neid artikleid ja inimesed ikka ei saa sellest aru. ikka ei saa, ikka nad vaatavad televiisorit, ikka nad lähevad mingitele rännakutele plakatiga, Putin on munn või siis Trump on selline või siis venelased on sellised või need on sellised või need, see on kõik jura, sina ei saa seda lahendada, lahenda enda elu. kui sa lahendad enda elu, hakkab muutuma elu sinu perekonnas, sinu ümbruses ja niimoodi see läheb jälle spiraalis laiali ja siis võib-olla muutuvad inimesed ja kui inimesed muutuvad, siis muutuvad valitsused ja siis tulevad mõistlikumad valitsused nii sinu riigis kui ka naaberriigis, kui ka üle maailma ja see ongi selle põhimõte. aga nii kui sa lähed kuskile ja hakkad millegi eest seal raiuma ja rääkima, aga meie oleme siin, me nüüd kaitseme neid, neid, kuidas neid, no kes ei ole, noh, kes on need? no ei olegi tähtis, mille eest sa lähed seal võitlema, see on kõik mõttetu. sa pead tegelema iseendaga. sul on vaja seda jõudu, mida kõrgem on sinu teadlikkus, tegelikult sa saad rohkem aidata inimesi läbi selle, et sul vibratsioon on juba selline, et sa hakkad neid mõjutama, rääkimata nendele ja pidama nendele mingeid loenguid. vot see on see tolteekide teooria, eks ju, et sa et muuta seda teadlikkuse evolution of awareness on see tegelikult see sihtmärk, eks ju. ja sa pead nagu joonestuma selle kõigega, seepärast et kui sa leiad oma saatuse, selle oma destiny, kui sul on olemas destiny, sa oled joonistatud universumiga ja tegelikult kõik, mis ma vist olen sulle juba maininud, et sinu tervis, sinu küllus ja mis seal veel oli, tervis, küllus, see tegelikult on bay products. see on sinu leitud oma tee, oma destiny bay products, sellepärast et siis tekib õnn. ja kui sa oled õnnelik sa oled sellepärast, et sa leidsid oma selle eesmärgi. ja siis see küllus ja tervis tulevad nagu paralleelselt, sa ei tegele nendega, sa tegeled selle õnnega. ja ülejäänud tuleb sulle, lihtsalt tuleb. nii palju, kui sul seda vaja on. sellepärast jällegi ma ei usu neid kõiki teooriaid, nüüd ma istun nagu dispensa või kuskil transferingi ja hakkan mediteerima, et mul tuleb raha. no ma lahendan ainult ühte probleemi, aga kõik teised probleemid jäävad lahendamata. no ma juba rääkisin sulle, et ma eriti ei usu seda, sellepärast et sa ei ole lahendanud oma endise elu ja selle elu apsud, sa tahad lihtsalt hüpata nagu esimesest klassist kohe ülikooli. mina ei saa aru, kuidas see on võimalik, noh, praegust ma ei saa aru, eks ju, see on jälle minu
arusaamine, eks ju, see ei tähenda, et see täpselt nii ongi, eks ju, sellest me juba rääkisime, eks ju, et see on minu nagu taju praegust, et umbes niimoodi see näeb välja, nii et see viljastuseelne emotsioon on sinu endistest eludest, usud sa seda või ei usu, see ei muuda asja, eks ju. Siin me sõnastasime neid niimoodi, sa võid vaadata niimoodi, sa võid öelda niimoodi, okei, see on mingi emotsioon, ma ei saa aru, ma ei ole veel nõus selle karmaga, ma ei saa sellest lõpuni aru. okei, on selline emotsioon, las ta olla. et nagu ma rääkisin, mis on tolteekide põhiline reegel ja see on minu jaoks, nagu ma rääkisin sulle juba, see I know that I know nothing ja et ma võtan kõike kullana, aga ma ei usu mitte midagi, selline paradoks. okei, on see viljastuseelne, ma ei ole endale veel seda selgeks teinud, võib-olla see on nii, võib-olla see on naa, aga ma luban sellel olla nii, kuidas praegust mulle öeldi. nii, kui mul tekib mingi enda kogemus, no siis ma võin hakata midagi rääkima, sellepärast et tõeline teadmine on kogemus, seda, mida sa oled ise läbi kogenud ja mitte see, et sa oled hästi palju raamatuid lugenud ja, 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 ja siis tead hästi palju nagu noh, tsitaate või ma ei tea, mida iganes, see ei tähenda midagi, sa pead selle läbi elama ja siis see on true knowledge. siis sa saad öelda, jaa, ma olen wise man, et ma olen tark. no siin tuleb nagu aru saada inglise keeles ja eesti keele sõnastusest, eks ju, aga no umbes niimoodi see välja näeb. vot nii. no ma ei tea, kas ma vastasin õudselt pikalt ja õudselt suure ka